Viimasel ajal on eestlaste seas kogunud populaarsust aroomideraapia. Ka meile Ela hästi saatesse on mitmeid kordi kirjutatud ja palutud, et me tutvustaksime lähemalt taimede, võlujõudu, eeterlikke õlisid ja aroomideraapiat. Täna on minuga Helen Orav, kes on Eesti Looduskosmeetika Liidu juht. Ta on keskkonnabioloog ja ta on ka aroomiderapeut ja me hakkame uurima aroomideraapia võlusid ja taimede eeterlike õlide mõju siis inimesele. Helen, tutvusta, mida saab teha aroomideraapiliste õlidega? Kui on mingi haigus või terviseprobleem, siis looduses on sellele alati abi olemas või lahendus olemas. Tegelikult aroomteraapia on juba sajandeid vana teadus ja ka Eestis on seda kasutatud aastakümneid, kindlasti ka kauem. Aga tõepoolest jah, viimasel ajal on võib-olla teadlikkus läinud suurematesse massidesse, väga paljud inimesed on avastanud enda jaoks selle eeterlike õlide maailma ja et nendega saab oma keha kas kuidagi stabiilsena hoida, et me ei jääkski üldse haigeks, või turgutada, kui meil on mõni väiksem terviseprobleem, aga neid saab kasutada ka krooniliste haiguste lisaravimina. Aroomideraapia, kui sa niimoodi räägid, seostub mulle taimemaagiaga natukene, et kõik see, mida üks taim endas hoiab, kõik need ained, et kuidas see eeterlik õli nüüd sealt siis kätte saadakse ja mis seal selle eeterliku õli sees siis on? Tegelikult võibki seda vaadelda jah, nagu maagiat, sest selle kasutusvõimalused ja abi meile on lihtsalt niivõrd suur. Taimedes eeterlikud õlid on kahe funktsiooniga. Üks on see, et kutsuda tolmeldajaid kohale, et nad saaksid paljuneda ja teine funktsioon on nendele endile ka ravifunktsioon. Et keegi neid ära ei sööks, et nad hallitama ei läheks, et ükski bakter ei tuleks, et nad ei saaks viirushaigusi, sest taimedel on täpselt samamoodi haigustekitajad olemas nagu meil inimestel. Kui me võtame näiteks tsitrused, siis nende puhul kasutatakse väga lihtsat pressimis- või augustamismeetodit. Saadakse viljade koorest. See on nüüd siis kreip? See on kreip, jah, konkreetne. Ja tehakse see koor katki ja hakkabki see eeterlik õli sealt kohe välja tulema. Oskad sa nüüd kohe lisada ka, et mida see kreip siis nagu teeb? Kreipi võiks süüa ja eeterliku õlina kasutada siis, kui on selline veidike nagu kurvameelsus või selline tunne, et keha hakkab maha käima või ei ole enam nii aktiivne, energiline, et virgutav siis? Jah, teda öeldakse ka selline rõõmuõli või depressiooni vähendav. Teine tavaline viis, mida kasutatakse näiteks melissil ja piparmündil. Piparmünd. Lastakse veeaur läbi sellest taimemassist. Ja siis koos selle auruga tulevad kaasa sinna kogumiskambrisse ka kõik eeterliku õlimolekulid, need kogutakse kokku, pannakse pudelisse. Kui ma tean, et mul on seda taime vaja koos tema omadustega, mis on eeterlikes õlides, siis ma söön seda. Et mis puhul see aroomideraapia meil nagu kasulik on? Eeterlikke õlisid soovitaksin hakata siis vaatama, kui tahame muuta oma kehas midagi, mis on olnud meil natuke pikemat aega. Näiteks see seedesüsteemi häda on olnud juba pikemaajalisem, me ei ole saanud teda tavalise toitumisega likvideerida või siis teisel juhul siis, kui on akuutsed haigused. Et kui me jääme palavikku ja meil on vaja seda palavikku alandada, võib panna ka näiteks ühe lahti lõigatud sidruni kuhugile kapi peale või tilk sidruni eeterliku õlipadja peale. Räägi just sellest, et millised eeterlikud õlid võiksid siis inimesel kodus olemas olla selliste kõige tavalisemate ja praktilisemate asjade peale, et lõõgastuda, virgutada, ravida, puhastada? Mis minul on näiteks lavendel, mida on vaja sellisel juhul, kui me kas kuskil ennast katki lööme või saame sinika või on mingisugune selline trauma. Et siis on võimalik sellest teha kohe lahjendus, lahjendada baasõliga ja määrida sellele kohale. Ei pea ühtegi spetsiaalset õli minema kuskilt ostma, just see, mida toiduks kasutatakse ja selles peres on olemas, see ka sobib. Üldreegel on selline, et mitte ühtegi eeterlikku õli ei panda nahale lahjendamata. Ja mis siis juhtub? Nad on kontsentreeritud ained, nagu ma enne ütlesin.
ja kuna nad on ka pärit loodusest, siis kõikide looduslike orgaaniliste ühendite vastu võib tekkida lihtsalt allergia. Aga ennem rääkisin sellest lavendlist, mis on minu arust küll üks olulisemaid õlisid kodus, siis teda näiteks võib panna otse nahale, ilma lahjendamata, paikselt haava ümber, mitte haava peale, vaid haava ümber. Ja tema omadus on see, et ta aitab neil naharakkudel kiiremini taastuda ja ka võtab põletiku ära. Ükskõik milline tsitrustest tegelikult võiks ikkagi olemas olla, sellepärast, et nendega on väga hea õhku puhastada. Milliseid õlisid võiks hoida kodus külmetushaiguste puhul ja milliseid näiteks siis enda sellise nagu lõõgastuse puhul? Kõik need tsitrused, need on kõige leebemad ja ütleme, nad mõjuvad kõige nõrgemini. Et kui sellest tsitrusest ei piisa, et siis seesama lavendel võtta. Kui lavendel jääb ka nõrgaks, siis sa juba enne leidsid selle eukalüpti. Et mina ise kasutangi selliseid skaalasid, et võtan kõigepealt kõige nõrgema, kui see ei toimi, siis lähen nagu kangema eeterliku õli peale. Aga osad inimesed võtavad kohe selle eukalüpti, nad teavad, et see neil toimib ja siis see on ka täiesti hea variant ja aktsepteeritud. Tead, üks, mis mulle väga meeldis, oli siin ilang, mis see teeb? See on selline meeleoluõli. Siuke nagu kuidagi hubane. Ta on oma olemuselt selline, et ta nagu süvendab inimese sellist enesetunnet, et ta tunneb ennast oma kehas hästi, et ta on nagu kahe jalaga maa peal, et ta on võimeline tegema neid asju, mida ta ette võtab elus. See on väga hea loits. Ma praegu isegi mõtlen, et see, mida me usume, on ju nii oluline, eks ju, ja kui ma võtan seda ilangi ja siis sa loed veel peale need sõnad, et tead kahe jalaga maa peal ja kõik see enda essentsi nagu kinnitamine, siis see ongi juba maagia. Kui see toetab, siis see ongi juba maagia, jah, täpselt, ja siis see toimib ka. Jaa, on usta ka nii mõnus. Ma ise olen pigem sellest suunast, kus ma tean, millised orgaanilised ühendid õli sees on. Ma tean, mida need orgaanilised ühendid teevad ja vastavalt sellele valin omale selle õli. Räägi, mida silmas siis pidada, kuidas õli peaks ostma, iga õli ei sobigi ostmiseks? See on see koht, kus nüüd keskkonnabioloog Helen räägib. Täiesti, mulle väga meeldib see, et ma tean, mida ma teen. See tagab ka selle, et ma teen seda ohutult. Esimene tingimus on see, et ta on 100% naturaalne, looduslik. Orgaaniline tähendab see või mis see tähendab? See ei pruugi tähendada, kui me ütleme, et orgaaniline on nagu kokku lepitud mahemärgis, siis eeterlikud õlid kõik ei pruugi olla orgaanilise või selle mahemärgisega või ökomärgisega. Aga mina eelistan neid, millel on see ökomärgis olemas, sest see annab mulle kindluse, et see taim ei ole kõikvõimalike putukamürkidega kokku puutunud, ta on kasvanud puhtas keskkonnas, järelikult ei ole tema sees ka neid mürkaineid, mis muidu oleks siin pudelis. Aga esimene tingimust, kui hakata valima, näiteks see ei ole ökomärgisega, aga ta on 100% puhas. Et see on juba ka väga palju parem võrreldes nende sünteetiliste lõhnadega, mida meile ka võidakse pudelis pakkuda. Osasid võib ju kasutada siis äkki ka nagu parfüümi või nagu lõhna? Jaa. Oled sa proovinud mõned inimesed kasutavad. Ma ise teen seda vahel siis, kui mul on mingi perioodi vältel vaja kas oma keha kuidagi toetada või võib baasõlisse omale sobivad eeterlikud õlid kokku valida, neid lahjendada ja kasutadagi tavaparfüümi asemel. Ma valisin välja selle sükse rõõmsat meelt toetava aroomiõli ja siin on siis erinevad tsitruselised ja mingid puukoored ja natuke aniisi ja sükseid. Päris mõnus. Mis sa endale valiksid praegu siit siis? Aga ma arvan, et ma mingisuguse tsitruse juurde jääksingi. Võib-olla mitte apelsin, mis on nagu natuke liiga magus tänasel päeval minu jaoks. Aga võib-olla mingi laim või sidrun või midagi sellist.
Helen, ma tänan sind aroomideraapia võluva maailma tutvustamise eest. Kes soovib rohkem infot saada, minge Elahästi TTV Facebooki lehele, sellepärast, et Helenil on rohelinevihmavari.ee, kus on lisainfot, aga Facebooki siis Elahästi TTV lehele paneme ka lisainformatsiooni. Head kasutamist kõigile!